Jõudsin Kirikumäe metsaonni ja kuivatan siin enda riideid, teen süüa. Tulin siis Tallinnast rongiga Koidula peatusesse. Koidula peatusest õhtul siis natuke enne 7 hakkasin sõitma siia Kirikumäe telkimisplatsi või lõkkekoha või metsaonni juurde. See on siin nagu konkreetne onn. Ja 37 kilomeetrit vist oli see maa, et mõned tunnid sõitsin ja proovin siis juba põnevil ootan seda söömist. See on siis riis kalkuni ja punase kariga. Kõht on väga tühi. Terve tee sadas hästi palju. Sisuliselt ei olnud hetkegi, mitte sisuliselt, vaid täiesti teoreetiliselt ei olnud mitte ühtegi hetke, kui ei sadanud. Kogu aeg sadas. Mu jope isegi suhteliselt, ütleme niimoodi, pidas sellele vihmale vastu. Mul pükste juures, kuskil põllade juures natukene sai märjaks. Ma tunnen, et just pika aja peale läks lõpuks, tundsin märjaks. Ilmselt kuna siin rohkem pingul, kui sa rattaga sõidad, pikka aega liigutad ja siis ta mingi hetk hakkab kuskil põllade juures läbi tulema. Kindad, mis peaksid olema veel kindlad, hakkasid alguses kõigepealt nimetissõrme juures ja peidla juures, kus ma neid käike vahetan, need hakkasid natukene läbi minema mingi aja pärast. Siis juba ülejäänud sõrmed natukene ka. Aga hea oli, et ma võtsin paksuvad kindlad, sest ma oleks hakanud tõsiselt jahe. Õnneks mul on varu kindlad, millega mul on siin sees, et oleks vähemalt üks paar sooje kindlad, mis ei ole märjad. Kas need homseks ära kuivavad, need kindlad siin, ma arvan, et päris mitte. Ega nendega tõenäoliselt homme läheb edasi sõiduks, sest üks paar võib olema ikka kuiv. Varusokid on kaasas. Homme sõidan siis, ma tahan läbi selle suure Munamäe minna, mitte läbi mäe, aga käin sealt mäe juurest läbi. Ja siis Valga poole. Vanemad mul veel ei tea, et ma tahan neid natuke üllatada. Et lähen Valka ja sealt. Ütleme niimoodi, et enne võib-olla peatub veel ühe öö ühes metsaonnis. Nimi ei tule meelde, mitte Matsi, aga ühesõnaga mingi metsaonn on veel kuskil seal lähedal. Kuskil 40 või 30 kilomeetrit enne Valgat siit Võru poole. Oli väga põnev rada oli. Terve õhtu oli hästi pime kogu aeg, ma muidugi midagi ei näinud. Ma ei ole siin, isegi WC-d veel üles võtsin siin, kuna kogu aeg on sadanud. Mitte midagi ei näe, aga mulle tundus, et hästi mõnus oli selle koha pealt, et oli allamäge, väga palju oli allamäge. Oli loomulikult ülesmäge ka, on ikkagi Võrumaa Haanja sisuliselt mäed, aga ütleme niimoodi, et täna oli kuidagi väga hea selle koha pealt. Oli väga palju hästi pikki mitte lihtsalt lauged, vaid päris järskel langusi oli ka. Äge oli sõita. Nii et väsinud, ma ei saagi öelda, et ma väga tegelikult oleks väsinud, aga vaja kiiresti natukene tegutseda, süüa teha. Mis see kell on? Praegu on 10 läbi. Ja siis tuleb veel magamisasa valmis teha. Võtsin kaasa siis, ma arvan, et tegin õieti, et võtsin kaasa magamiskoti, mille mugavustemperatuur on -7. Telk on mul igaks juhuks kaasas, mis iganes põhjusel. Kui näiteks midagi rattaga juhtub ja pean ööbima kuskil suvalises kohas, siis mul on Riinasling on niisugune igaks juhuks telk väga hea. Ja Thermalest XR madras
on alati nüüd viimasel ajal mul kaasas. Sellega on ikka tõsiselt hea magada. Hommik, kell on 8:15 ja valmistanud sööki. Sain magada. Oli soe, aga hommikul natukene oli siiski isegi selle sooja magamiskotiga oli natuke jahe lihtsalt, et ma korduvalt öösel ärkasin üles selle peale, et kuskil siin tilkus ja kuskil keegi krabistas siin, et kas hiired või ma ei tea kes, ja seetõttu oli natukene selle lünklik see uni, aga kindlad on täiesti ligumärjad. Akras on ilus järv, see vist ongi Kirikumäe nimeline järv. Ja tänane päev, praegu päev üldse ei erine eilsest õhtust, ehk siis täpselt kogu aeg muudkui sajab ja sajab. Ja täna tuleb tõenäoliselt samamoodi sõita sajus. Vahe on muidugi see, et seekord ma saan vähemalt näha, mis siin ümber on ja see natukene tõstab motivatsiooni oluliselt. Aga on jahe, iga liigutus on ikkagi vajalik teha seetõttu juba, et külm hüppaks. Selles mõttes on hea, et saab liikuda. Enne tuleb muidugi süüa, asjad kokku pakida. Riided on kõik märjad. Välja arvatud siis alusriided, need on vähemalt natuke soojad. Aga jah, olgu. Ma sõitsin rattaga suure Munamäe otsa, muidugi siin üleval pool ikkagi mitte ei vändanud, vaid kõndisin, talutasin ratast käe kõrval. Aga tuleb välja, et talvel on mingi oma rütm ja kohvik on suletud, kõik on suletud. Aga vähemalt on linnuke kirjas, käidud suure Munamäe otsas. Nüüd siis tagasi. Olen siin praegu Munamäe juures natukene all, siis mäe all on ikkagi üks kohvik avatud. Peatun siin, natuke saab radiaatoril vähemalt soojendada, kui mitte lõplikult kuivatada enda riideid. Ja võtan kohe prae, see on korralikult kõhu täis ja sõidan edasi Valga poole. Tõenäoliselt täna siiski ei hakka teist korda ööbima. Ma olen üsna märg. Saaksin ka ööbida, sellest ei ole lugu, aga seekord siis niimoodi, et ühe korra ööbitud. Vaat siis selline kukesene praad. See on päris kosutav. Eile õhtul siis kella 6 paiku Valka. Hea, et ma ei jäänud ööbima eraldi uude metsaonni, sellepärast, et ma avastasin kogu mu varustus oli saanud märjaks. Ja oleks on päris ebamugav tõenäoliselt magada, kuna isegi magamiskott oli märg. Ja sellest hoolimata, et mul oli lausa niimoodi, et mul rattakoti peal oli vihmakate ja sellest hoolimata mul selles rattakotis oli eraldi näiteks 2 veekindla koti sees pealambi aku ja isegi see oli märg. Et kuidas see võimalik on, ma ei oska seda kommenteerida, igal juhul terve eilse päeva kuni õhtuni siia Valka jõudmiseni sadas. Viimase 3 tundi sellest retkest sadas lausa sükest samasugust lund või lörtsi, nagu praegu sajab. Ei ole kunagi veel seni kogenud, et nii kõvasti sajaks. Aga see andis aimdust, et mismoodi varustus vastu peab, kui ikkagi on pidev sadu. Ehk siis mul riided olid kõik ikkagi läbimärjad, püksid ka, isegi need veekindlad püksid ja veekindel jope, kõik olid ikkagi märjad. Samas liikudes väga märg või külm tunne ei olnud. Vot siis igal juhul praegu on kõik riided kuivanud, on uus hommik. Ja valmistun tagasi sõitma Tallinnasse. Mõtlesin vabandada, et kogu selle retke jooksul sisuliselt mingisugused loodusvaateid ei olnud. Ja põhjus oligi see, et lihtsalt oli lakkamatu sadu
ja ma arvan, et see telefoni lähedus oleks olnud kohe märjaks ja ei oleks olnud eriti mõnus niikuinii vaadata sellist poolmärja segust videot. Aga selline seekord see retk oli, minu jaoks oli küllaltki õpetlik. Mis mõttes õpetlik siis täpsemalt? Nimelt selles, et senimaani kõik need asjad, mis ma olen pidanud veekindlaks ja mida on pidanud veekindlaks mingid mainekad firmad, kahjuks vedasid alt. Ja kindlasti jään otsima või ootama ikkagi vist sellist päeva, kui on leianud võimalikult hästi veekindla rattakoti, sest peab ikka tõdema, et see on väga, väga kurb väljavaade, kui sa jõuad kuskile öösel või hilja õhtul laagripaika, oled läbimärg, külmunud ja loodad, et nüüd vähemalt sa saad minna sooja magamiskotti pikutama ja homseni välja puhkama ja siis avastad, et su magamiskott on ligumärg. See oleks päris raske öö, ma kujutan ette sellisel talvisel ajal 0-kraadise temperatuuride juures isegi. Ehk siis jah, rattakott peab olema ikkagi peab olema täiesti 100% veekindel, kui sa tahad mitu päeva ikkagi järjest sõita siukse ilmaga. Peab olema võimalus mingid asjad jätta täielikult kuivaks.